Tere! Mina olen Maris ning see on minu õpimappi tutvustav video. Valisin õpimapi tegemiseks Google Sites keskkonna. Mapi struktuur on selline, et avalehel on minu tutvustus, ka see ekraanivideo, kui see valmis saab. Ja õpimapp avaneb eraldi menüüst. Postituste vahel on võimalik liikuda menüüd kasutades või postituste all edasi-tagasi nuppe kasutades. Õpimapi tegemise juures meeldisid mulle rohkem praktilised ülesanded, kuna blogi pidamine või oma arvamuse kirja panemine selliselt, et see kusagil avaldatakse, on minu jaoks vastumeelne ja aeganõudev tegevus. Kõige rohkem meeldis mulle H5P interaktiivse materjali loomise ülesanne. Ja seda mitte sellepärast, et see oleks mul väga hästi välja tulnud, aga sellepärast, et ma ei olnud selle keskkonnaga varasemalt kokku puutunud. Ja tundub, et see pakub väga palju erinevaid võimalusi. Mina tegin ülesande sisuloome keskkonnas, mis oli veidi kohmakas, kuna eraldi salvestamine ei olnud väga intuitiivne tegevus. Ja samuti õnnestus mul ühel korral kogu tehtud töö kaotada, sest proovisin kursuse esitluse põhja ja GeoGebra lehte integreerida viisil, mis tõenäoliselt ei olnud ette nähtud. Mida õppisin enda ja oma õppimise kohta õpimappi täites. Tegelikult midagi uut ei õppinud, vaid sain jälle kinnitust sellele, et minu jaoks on keeruline igasugune loomine, ehk siis nii avalik kirjutamine, kujundamine kui õppeülesannete ideede genereerimine, mida erinevates keskkondades realiseerida. Kipun ideede otsimisel liiga palju aega panema selle õige leidmisele ja ajaseisukohast toimima samuti paremini konkreetsete tähtaegade tingimustes, sest töö, pere ja kool tähendavad väga piiratud ajaressurssi. Ja tegemist vajavate ülesannete nimekirja eesotsas on tähtajad õppeinfosüsteemist. Nendest kinnipidamine nõuab juba niigi öötundide arvelt aja leidmist, et seetõttu liiguvad ilma kindla tähtajata või enda seatud tähtajaga ülesanded paratamatult prioriteetide seast tahapoole. Aga head õpimapi uurimist!